Kõik te olete ilmselt kuulnud seda minu meelest imeelusat väljendit, et ja siis saabus aeg, kui lillevaip kattis kogu maa. Hakkasin sellest ühest sõnast kinni ja natukene guugeldama, et huvitav, kas inimesed on jõudnud sellise tooteni, et lillevaip on tootena olemas ja tõepoolest huvitav, leidsin selle toote üles ja mis kõige põnevam ja huvitavam minu jaoks, et seda toodet on saada ka Eestis ja nii ma olengi siin Baltic Agros nende talveaias praegu ja mulle on toodud terve lauatäis põnevaid asju, mis kõik seondub selle lillevaibaga. Kaupluses, kui käite, siis te kindlasti näete, need on kaupluses müüa, see lillevaiba pakk näeb välja selline ja siin tagaküljes on, näete ka kiri, mis tüüpi see lillevaip on. Neid on 5 erinevat sorti ja seal selle paki sees on siis näete selline roheline vaip. Kui väga-väga hoolekalt vaadata, siis siin sees on lilleseemned, nad on ühtlaselt ilusasti jaotatud, et ei ole ühte tüüpi lilled ühes kohas, teises kohas, aga saab selline ühtlane harmooniline vaip ja kuidas seda kasutada? Suhteliselt lihtne ja natukene keerukas ka. Kõigepealt tuleb maapind ette valmistada, kõik tüütud, tülikad ja agressiivsed umbrohud sealt ilusti välja ja siis laotame selle vaiba ilusasti sinna mullapinna peale. Paneme umbes 10 milli mulda sinna peale ja siis tuleb kasta ja kasta. Tähtis on see, et lillevaiba pind oleks kogu aeg piisavalt niiske. Kusjuures see lillevaip, praegu on ta roheline ja ta on omamoodi indikaator ka laisale aiapidajale, et kui see hakkab kollakaks muutuma või veel hullem läheb pruuniks, siis te olete jätnud oma lilleaia nii-öelda kuivusesse ja te olete ta kaotanud. Aga muuseas, see on selline vaip, see on selline materjal, et kui lilled ükskord kasvama õitsema saavad, siis see tasapisi kaob seal maapinna sees ära ja teda ühel hetkel ei ole enam. Teine variant, kui te nüüd ei taha seda lillevaipa kasutada, on olemas erinevad lillemuru seemned. Miks teha lillemuru? Ostame istikut, paneme lihtsalt lillepeenrasse, nii nagu vanaemad juba tegid. Lillemuru pakub minu meelest 2 asja. Üks asi on see, et seal on mitmekesisus. Lilled, liblidkad, putukad, kõik need sobivad omavahel väga hästi kokku ja kui meil kodus aias on selline mitmekesisus, siis meil on seal ka rohkem elu, siis sinna jõuavad tingimata ka mesilased. Kui on mesilased, siis on mett ja üks näitaja, mida teadlased ütlevad, et nii kaua kui on mesilasi, nii kaua kestab ka elu maa peal. Kui me aias toimetame, mõelge üle, kuidas te olete oma mullamaad või peenramaad, kasvuhoonemaad nii-öelda ajatanud või kuidas te olete selle eest hooldanud. Kui me kasvatame pidevalt ühe maatüki peal sarnaseid taime, näiteks kasvuhoones on tomatid kogu aeg ühes küljes ja ühe poole peal, siis see muld väsib. Me võime väetada, aga ikka ta väsib. Aga on olemas üks selline põnev asi. Need on vahekultuurid. Mul on siin mõned pakid vahekultuure ka. Ja need on nüüd sellised toredad asjad, mida siis külvatakse põhikultuuride vahepeal. Me võime teha nii, et jätame ühe poole kasvuhoonest, nii nagu vanasti öeldi, sööti ja paneme selle vahekultuuri vahele. Aga tegelikult on võimalik neid panna ka selliselt, et siis kui on põhikultuur koristatud, näiteks herned on meil peenrakastist või peenramaalt ära võetud, siis paneme vahekultuuri ja me ei pruugi näiteks seda harilikku keerispead õitsele lastmagi, et las ta kasvab selline 5-8 sentimeetrit ja siis kaevame selle mullaringi. Kaevame kõik need rohelised taimed, mis on sealt sirgunud, kaevame need mulla sisse. See lisab mullale sellist looduslikku väetist ja lugesin asja ka, näiteks vahekultuuriks on ka
kesaredis ehk Jaapani redis, ilmselt süüa see ei sünni, aga päris kindlalt kirjutati, et see on omaette põnev taim, mis ka kobestab maapinda, kui maapind ja ta vajab ju kobestamist. Nii et üks asi veel, mis hinge peal, mis ma tahan veel välja öelda, no näiteks harilik keerispea, nii palju kui ma tean vahekultuurina, ristikud on siin mitmed, need on ka suurepärased meetaimed, et kui teil on natukene suurem plats, külvake neid vahekultuurid maha ja kui naabrimees on mesinik, siis kui meekorje aeg on ja mee vurritamise aeg, siis astuge naabrimehe juurest läbi ja öelge, et no jah, et võib-olla teeme meesaagile nii-öelda kümnise ka, et minu taimed, sinu mesi. Tegelikult see teema on suur ja lai, millest ma praegu rääkisin, kõik loomulikult rääkida ei jõua, aga kui te tahate endale koju rajada lilleaasa, siis minu soe soovitus, käige Baltic Agro koduleheküljel, seal leiate mitmeid huvitavaid nõuandeid ja ka seemnesoovitusi, mida teha ja kuidas teha.